Esimest korda Venemaa kaasaegses ajaloos vallandab Kreml töötajaid omaenda riigipangast. See on tõesti pretsedenditu. Me räägime riiklikust arengupangast, asutusest, mis hoiab 38 miljoni venelase pensioniraha ja see on kogu riigi kõige rohkem kaitstud tööandja. Ja tead mis? Sel nädalal käskis Putin vallandada 15% selle tööjõust. See tähendab, et miski Venemaa majanduse alustalades mureneb nii rängalt, et Kreml ei suuda seda enam varjata. Ja koondamised on vaid jäämäe tipp. Venemaa kaotab nüüd iga päev rohkem sõdureid, kui suudab värvata. Putini abilised teevad nüüd ettepanekuid sunnitööpoliitikate kohta, mis on otse 1950. Nõukogude käsiraamatutest. Ja loomulikult, et olukorda veelgi halvemaks teha, ja ma ei tee nalja, kui seda ütlen, sai venelased just kõige halvema võimaliku uudise. Viinahinnad Venemaal tõusevad hüppeliselt. Ainus asi, mis on viimase 25 aasta jooksul igas Vene kriisis odavaks jäänud, läheb nüüd tegelikult käest ära. Ja samal ajal, kui see kõik toimub, arva ära, mida Putin teeb. Ta ei püüa neid probleeme lahendada, vaid korraldab hoopis Peterburis oma enda võltsitud Davose, kus on kohal Candace Owens, Andrew Tate ja tema väike vend. See ütleb sulle kõik, mida pead teadma Venemaa majanduse käekäigu kohta, sest Putin üritab pidu korraldada nende maailmakuulsate majandusteadlastega ja Ukraina rikkus selle peo ära droonirünnakuga, mis tabas linna Foorumi ajal. Selles videos tahan ma sulle selgitada, mis tegelikult toimub Venemaa majanduses ja miks Putin pöördub poliitikate poole, mida enamik lääne analüütikuid arvas, et ta kunagi ei kasuta. Ja loomulikult, kuidas Ukraina just andis kogu selle sõja kõige täpsemini ajastatud alandava löögi. Aga enne kui me selle tippkohtumise, selle võlts Davose peo juurde, mida Putin korraldab, läheme, alustame matemaatikast, mis seletab, miks need koondamised olid üsna vältimatud. Näete, Vene riik kaotab raha tohutult. Ja põhjus, miks see nii on miski, mida Kreml siiani keeldub valjult välja ütlemast. Venemaa kaotab iga päev üle 1000 sõduri. Ja see number on viimastel kuudel olnud üsna stabiilne ja ma ei tee nalja, kui seda ütlen. Nüüd on peaaegu kõik nõus, et see ei ole jätkusuutlik. Kuulake seda kommentaari Soome presidendilt Alexander Stubbilt. Nii et olen olukorras, kus ukrainlased kõrvaldavad umbes 35 000 Vene sõdurit kuus. Venelased ei suuda värvata nii palju sõdureid, kui nad kaotavad. Lisaks sellele laseb Ukraina rohkem droone ja rakette Venemaale kui vastupidi. Ja aprillikuu oli esimene kord, kui Ukraina sai tagasi rohkem territooriumi, kui Venemaa hõivas. Kui tahata selle kokku võtta numbrites, siis sõja populaarsus on nüüd Venemaal alla 50%. Ja sellel on kaks põhjust. Ukraina suudab rünnata sügavale Moskvasse ja Peterburi ja teiseks pidid venelased sulgema interneti, Telegrami ja WhatsAppi. Nii et ma arvan, et olukord muutub ja Ukraina on ülekaalus. Olgu selguse huvides öeldud, et see 1000 hõlmab nii hukkunuid kui haavatuid. See tähendab, et osa neist haavatud sõduritest paraneb ja naaseb rindele. Aga siiski matemaatika ülesanne ei muutu lihtsamaks, sest me peame vaatama ka võrrandi teist poolt. Venemaa värbab praegu iga kuu umbes 30 000 uut sõdurit. See tähendab, et nad kaotavad tegelikult rohkem, kui juurde värbavad. Ja kõige hullem on see, et see vahe, kuigi see on praegu väike, kasvab iga kuu järjest suuremaks. Ja just sellepärast armee kahanebki ning Venemaa kaotab rindel positsioone. Tegelikult on nad viimased 2 kuud järjest maad loovutanud. Ja see hakkab mõistlikuna tunduma, kui vaatame värbamisnumbreid. 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul langes Venemaa värbamine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20%. See langus kiireneb samuti. See tähendab, et värbamise tempo langeb iga kuu järjest kiiremini. Ja selle põhjuseks on üsna lihtne asi. Esiteks hakkavad venelased aru saama, mis tegelikult juhtub, kui nad lepingu sõlmivad. Nad teavad, et Vene komandorid kasutavad niinimetatud inimlaine rünnakute strateegiat, kus nad saadavad laine järel Vene sõdureid kindlustatud Ukraina positsioonidele. Kuni piisavalt palju sõdureid sureb, et lõpuks viimane laine õnnestub. Matemaatika on üsna lihtne. Vene komandörid loodavad, et kui nad saadavad piisavalt palju mehi, saavad ukrainlastel kuulid või droonid otsa. Kahjuks aga leiab Ukraina kiiremini uusi lahendusi, kui Venemaa suudab oma enda kodanikke tappa. Ja see tähendab, et nende Vene sõdurite ellujäämisvõimalused, kes selle uue lepingu allkirjastavad, ei ole just kiita. Tegelikult vaadake seda klippi.
siin näeme Vene sõdurit, kes on ülimalt õnnelik selle üle, et saab minna rindele ja teenida boonustena nii palju raha. Ja siis näeme tagajärgi, kuidas see rindele minek talle tegelikult lõppes. Vaadake ise. Hei, milline hea päev minna SVO-sse. Soovin sulle tervist. Nüüd tahtsin ma tõesti siia mängida Curb Your Enthusiasmi tunnusmuusikat, aga ma arvan, et te saate aru küll. Ja tead mis? Vene sõdurid või õigemini need, kes võiksid olla Vene sõdurid, saavad sellest sõnumist samuti aru. Ja just sellepärast nad ei lähegi vabatahtlikult sellele rindel toimuvale rünnakule. Ja see toob meid teise põhjuseni, miks värbamiste arvud kokku kukuvad. Raha, mida Venemaal on pakkuda, peab järjest suurenema, aga kahjuks Putinil pole raha. Näete, sõja alguses, et panna Vene mees leppima 1/3 surmariskiga, lehvitas Kreml talle näkku $20,000 suurust allkirjastamisboonust. See oli varem elu muutev raha. Ja lisaks arvasid paljud venelased, et nende surma tõenäosus polegi nii suur. Nii et nad võtsid selle boonuse vastu, sest see oli nii suur raha ja nad kaalusid seda surma tõenäosusega ning mõtlesid, et hei, ma teen selle tehingu ära. Kahjuks see $20,000 suurune summa ei motiveeri enam, sest rubla on nõrgem, inflatsioon on maapiirkondades Venemaal rahaväärtust vähendanud ja lisaks näevad venelased nüüd, et risk on palju suurem, kui nad varem arvasid. Ja sellepärast tahavadki nad suuremat boonust, et sellist riski võtta. Lihtne nõudlus ja pakkumine. Nüüd kahjuks Putinil ei ole enam piisavalt raha, et boonuseid pidevalt tõsta ja nii rohkem värvatuid saada. Vaata seda raportit. Ja see tuleb Venemaa rahandusministeeriumist. Venemaa rahandusminister tunnistas just lekkinud kirjas, et 2026 aasta eelarve ületas selle sõja tõttu vähemalt $28 miljardi võrra. See tähendab, et nad kulutavad sellele sõjale rohkem raha, kui nad olid lootnud kulutada. Ja see $28 miljardit on ka optimistlik stsenaarium, mis tähendab, et kui rindel jätkub samamoodi, siis see $28 miljardi suurune kahjum kahekordistub ja ulatub juba sel aastal $56 miljardi. Ja mis veelgi hullem, ministeerium ütleb, et nad ootavad sama asja juhtumist ka 2027 ja 2028 aastal, kui see sõda jätkub. Olgu aususe huvides öeldud, et see oli kiri, mis avaldati esmakordselt veebruaris. Nii et sellest ajast alates on Iraani sõda tõstnud nafta hindu, mis on Venemaa tulusid veidi turgutanud, kuid mitte nii palju, kui Venemaa oleks lootnud. Teate, on veel üks asi, mida rahandusministeerium tõenäoliselt veebruaris ette näha ei saanud. Suurim kahju Venemaa majandusele viimastel kuudel ei tule tegelikult lääne sanktsioonidest. See tuleb hoopis Ukrainast ja Ukraina sanktsioonidest. Teate, lääne sanktsioonid võtavad aastaid, et majandust murda. Need toimivad aga väga aeglaselt. Aga Ukraina sanktsioonid mõjuvad palju kiiremini. Droon lihtsalt tabab rafineerimistehast. Ja mis te arvate? Need sanktsioonid panevad tehase kohe seisma. Võib-olla nädalateks, võib-olla kuudeks, võib-olla isegi kauemaks. Ja iga rafineerimistehas, mis seisma jääb, tähendab vähem rafineeritud naftat, mida Venemaa saab välismaale müüa. See tähendab vähem maksuraha Putinile. Ja see tähendab rohkem sisemisi puudujääke, rohkem kärpeid ja loomulikult vähem sõdureid rindel. Sellepärast, et selles kirjas, kuigi rahandusminister ei teadnud, et see juhtub, teadis ta, et Venemaa kaotab raha. Nii et selles kirjas pakub ta välja lahenduse. Ta ei ole keegi, kes lihtsalt kurdab nagu mina. Tal oli lahendus Putinile ja Venemaa valitsusele. Ja ta ütles, et kui te tahate seda sõda jätkata, peate hakkama valitsuse teistes osades kulusid kärpima. Ja tead mis? Täpselt see toimubki nüüd, umbes paar kuud hiljem. See toob meid nende riiklike koondamisteni, millest me video alguses rääkisime. Nagu ma varem ütlesin, saab riiklik arengupank 15% koondamised. See on üks viis, mitte nii hull kui 50%, aga siiski päris halb, arvestades, et tegemist on riigipangaga. Putin rahastab kulusid. See on esimene nähtav tõend, et asjad ei lähe selles sõjas päris plaanipäraselt. Ja nüüd hakkab Venemaa kulusid kärpima kohtades, kus nad pole seda varem teinud. Tegelikult tunnistas selle panga tegevjuht seda avalikult ja mulle tundub, et see võis olla viga. Nii et ma hoian selle tegevjuhil silma peal. Vaatame, kas ta kogemata aknast välja kukub. Aga siin on, mida ta ütles. Ta võttis avalikult sõna, kui ta selle koondamise välja kuulutas. Ta ütles, et nad teevad selle koondamise, sest see on midagi, mille Kreml otseselt käskis. Ja ta ütles ka, et järgmisel aastal ootavad nad, et koondamised hakkavad mõjutama pankade tütarettevõtteid. Praegu mõjutab see ainult peapanka, kuid järgmisel aastal hakkab see mõjutama ka teisi ettevõtteid, mis tegutsevad panga all. Mõtle nüüd, mida see tegelikult tähendab, sest tegemist on tõenäoliselt kõige rohkem kaitstud asutusega, kui rääkida inimeste vallandamisest. See on ju riigipank. See on osa Vene riigist.
ja ma olen kindel, et Putin ei taha, et riigi heaks töötavad inimesed hakkaksid muretsema selle pärast, kust nad oma palga saavad. Ja just see näitabki meile, kui meeleheitlikuks olukord Venemaal tegelikult muutumas on. Ja lisaks sellele on poliitikad tavaliselt hea viis aru saada, mis toimub kulisside taga, mida valitsus avalikult tunnistada ei taha. Ja see ei ole midagi, mis oleks usutav ainult Venemaal. Sama loogikat võiks rakendada ka siin Ameerika Ühendriikides või ükskõik millises teises riigis. Olulisem on vaadata, mida valitsus teeb, mitte ainult kuulata, mida nad räägivad. Siin tahan rääkida veel ühest poliitikast, mida Putini lähedased inimesed Venemaal välja käivad. Vaadake seda. Selle ettepaneku tegi Putini nõunik. See mees nõustab Putinit otse majandusküsimustes. Ja ta ütleb, et iga Vene tudeng, kes saab riiklikku stipendiumi, peab kindla aja jooksul valitsuse heaks tasuta töötama. Põhimõtteliselt on see viis valitsusele stipendiumi eest tasumiseks. Ja kui sa keeldud, ei maksa sa lihtsalt stipendiumi tagasi. Stipendium sa pead tegelikult tagasi maksma 3 korda stipendiumi summa ning sellele lisaks veel trahvi, kui keeldud. Nüüd, ma ei ole just parim matemaatikas, aga ma eeldan, et 3 korda stipendiumi summa on juba iseenesest karistus. Aga ei, selle mehe sõnul pead sa sellele kõigele veel trahvi otsa maksma. Mõtle, kui absurdne see on. Normaalses riigis on riiklikult rahastatud stipendiumi mõte selles, et haritud inimesed saavad oma haridust kasutada selleks, et elu jooksul maksta valitsusele või ühiskonnale tagasi kõrgemate maksude kaudu. See ongi kogu avaliku hariduse mõte. Aga nüüd ütleb Putin, et ei, me tahame tegelikult tööjõudu ette ära, umbes nii nagu Nõukogude Liidus tehti. Ja lisaks sellele, kui sa keeldud meile tasuta tööjõudu andmast, siis arva ära mis, sind karistatakse selle eest, majanduslikus mõttes. Minu jaoks tundub see lihtsalt sundajateenistusena, aga ringiga. Ja see on selline poliitika, mille poole pöördutakse alles siis, kui tõesti muid võimalusi enam pole. Nii et võiks arvata, et sellisel ajal keskenduks Putin oma energia ja loomulikult ka aja sellele, et lahendada venelaste ees seisvaid probleeme. No, ta ei tee seda just, aga ta peab pidu. Nii et mingis mõttes on ta nagu Vene tsaar. Sel nädalal korraldab Putin Peterburi rahvusvahelist majandusfoorumit. See peaks olema Venemaa vastus Davosele. Algne Davos, mis on iga-aastane maailma liidrite ja majandusteadlaste kogunemine Šveitsis, pole Venemaa tegelikult alates 2022 aastast kutsunud, pärast seda või Putin alustas oma sõjalist erioperatsiooni. Nii otsustas Putin luua oma enda versiooni. See on juba iseenesest piinlik. Kui sind peole ei lasta, siis sa üritad korraldada teise peo lihtsalt selleks, et sellega võistelda. Aga olukord läheb veel hullemaks, sest selle asemel, et kutsuda maailma tasemel majandusteadlasi nagu Davos teeb, kutsub Putin mõned inimesed, kellest sa oled võib-olla kuulnud. Need on meie ühiskonna eliitmõtlejad, inimesed nagu Candace Owens, Andrew Tate ja loomulikult tema väike vend. Ma ei tee nalja, see päriselt toimubki. Kui sa jälgid mõnda neist meestest, kuigi ma ei tea, miks sa peaksid, siis sa tead, et nad on praegu Venemaal, sest see on nii tähtis kohtumine, et nad peavad sinna minema ja loomulikult aitama Venemaa majandust, andes nõu, mida Venemaa peaks järgmisena tegema. Kahjuks ei lähe asjad Putini jaoks päris plaanipäraselt. Juba enne selle tippkohtumise algust olid Vene sõjablogijad vihased selle üle, mida Putin üritas teha. Nad esitasid väga ilmseid küsimusi. Kui majandus on nii kehvas seisus, miks me siis korraldame peo, et majandust tähistada? Ja miks me kutsume neid inimesi, kellel tegelikult pole mingit rolli selles, kuidas Venemaa tulevikus läheb? Kuulake nüüd. See tuleb otse ühe Vene sõjablogija käest. Tead see, et nad ründavad Peterburi? See on lihtsalt tervitus kõigile neile tõpradele SVEs. Majandus, foorum. Ilu. Trala. Ja las ma ütlen sulle otse. Lolliks olemine on sinu saatus. Nad lihtsalt panevad seda muud kui proovile. Kuni selle hetkeni, mil nad tõenäoliselt meid kõiki tapavad. Jumala pärast. Mis majandusest te seal üldse rääkima olete kogunenud? Meil on vaja reforme, kurab küll. See on läbi. Aeg kurssi muuta. Sulgege piirid. Ja mida me tegelikult teha saame? Mitte midagi. Me saame müüa ainult naftat, gaasi ja puitu. See ongi kõik. Mida hiinlased meile üldse annavad? Valguskaablit. Ja seegi on rämps. Nad on juba kogu Siberi üle võtnud. Täielik kuradi katastroof. Kui kaua me veel elame nagu kuradid? Rahvas vaesub aina rohkem. Majandus kukub kokku. Millest sa seal üldse jahud? Meil on olnud kasv. Enam pole kuhugi kasvada. Kõik pannakse kinni. Mis tühjaks jääb, andke aga minna, üürige välja. See ongi kõik, mis juhtunud on. See ongi kogu teie kõne, raisad. Pange Peterburis edasi kõvemini peeru. Võib-olla puhub see suitsu minema, värdjad.
Siis muidugi 2. juuni ööl, ehk siis vaid päev tagasi, alustas Venemaa üht selle sõja suurimat õhurünnakut. Rakettide ja droonide vihm langes üle Ukraina linnade, sealhulgas Kiievi. Tegelikult sai Kiiev kõige rohkem pihta. 23 inimest hukkus, nende seas 2 last ja üle Ukraina sai vigastada 130 inimest. Nüüd tahaksin ma siin korraks peatuda, et rääkida Ukraina probleemidest, sest me räägime sellel kanalil palju Ukraina sündmustest, kuid on ka selle sõja tahke või rindelõike, kus Ukraina on raskustes. Üks neist on ballistiliste rakettide tõrje. Ukrainal lihtsalt ei ole Patrioti patareisid ega Patrioti rakette või ei ole Ukrainal neid piisavalt, et peatada kõiki ballistilisi rakette, mida Venemaa väga regulaarselt tulistab. Ja sellepärast on nad Ameerika Ühendriikidelt palju abi palunud. Nad on kirjutanud avaliku kirja president Trumpile, Pentagonile, kongressile, kõigile. Aga kahjuks on Iraani sõja tõttu ka Ameerika Ühendriikidel endal Patrioti rakettide ja Patrioti patareide varustamisega probleeme. Ning see tekitab Ukraina tsiviilelanikele suuri raskusi. Aga õnneks on Ukrainal nüüd võimalus vastata. See pole enam aasta 2022, mil Ukraina pidi lihtsalt Vene terrorirünnakute all kannatama. Nüüd saavad nad tegelikult vastata. Neil on oma kaugmaadroonid, neil on oma ballistilised raketid ja lisaks sellele on neil erinevalt Venemaast väga täpne ajastus. Ja Ukraina vastas millegagi, mida te võib-olla ei oodanud. Kui Putin valmistus Peterburis oma võltspeol välismaiseid aukülalisi kõnetama, ründas Ukraina just seda linna. Aga erinevalt Putinist ei sihtinud Ukraina tsiviilobjekte. Nad ründasid hoopis midagi väga nähtavat ja just seda, mis Putinit kõige rohkem haavab. Aga see pole võib-olla kõige parem lause, kuid nad ründasid Vene nafta rafineerimistehaseid. Need tekitavad suure plahvatuse ja lisaks sellele panevad rafineerimistehased seisma, nii et Venemaa kannatab kaua. Vaadake seda rünnakut, mis toimus vaid mõned tunnid enne, kui ma seda salvestan. See praksuv heli, mida taustal kuulete, on Vene õhutõrje, mis üritab ja enamasti ebaõnnestub rünnakut tõrjuda. Need peaksid olema Venemaa parimad õhutõrjesüsteemid. Need on paigutatud linna ümber just seetõttu, et see on Putini kodulinn ja siin peetakse suurt pidu selles tähtsas linnas. Kahjuks ei suutnud nad siiski midagi teha, et Ukraina droone peatada. Tegelikult ebaõnnestub Vene õhutõrje nüüd nii järjekindlalt, et väidetavalt relvastavad Vene eraettevõtted end ise, et neid Ukraina droone alla tulistada. See on lause, mida ma selle sõja alguses ei arvanud kunagi ütlevat, aga just sellisesse olukorda on Venemaa jõudnud. See ei ole lihtsalt minu poolt uudiste üle haipimine. Seda kajastab ka Vene meedia ise. Vaadate seda klippi. Ajalehe Nezavisima ja Gazeta juhtlugu räägib sellest, kuidas Vene regioonid ja suured ettevõtted relvastuvad, et kaitsta end Ukraina droonirünnakute eest. Siin on kokkuvõte mõningatest probleemidest, millega Venemaa silmitsi seisab. Üha rohkem Vene regioone peab reageerima Ukraina rünnakutele ja võtma iseseisvaid meetmeid nende ärahoidmiseks. Venemaa uued regioonid, see tähendab Venemaa poolt okupeeritud Ukraina alasid, mille Venemaa väidab end annekteerinud olevat, seisavad silmitsi kohalike logistiliste raskustega Novorossija maanteel toimuvate rünnakute tõttu. Krimmis süveneb kütusepuudus. Mõned regioonid püüavad omal käel rünnakutele vastu seista. Energiarajatiste kaitseks luuakse droonivastase kaitse osakondi ja spetsiaalseid vabatahtlike reservistide üksusi. Ning suurärile on lubatud, et neil lubatakse enesekaitseks osta suurekaliibrilisi relvi. Venemaa töösturite ja ettevõtjate liit teeb ettepaneku kasutada tööstusrajatiste rünnakute vastu kaitsmiseks mitte ainult käsitulirelvi, vaid ka elektroonilise sõjapidamise süsteeme ja laasereid. See video oli täis halbu uudiseid Venemaa jaoks, aga ma arvan, et kõige hullem neist on viina hindade tõus. Nii et ma jälgin hoolikalt, mida Putin järgmisena teeb, eriti mis puudutab viina hindu. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.